Halloo, tere! Kas Mooste kuuleb ja Eiki nägu näha? No ikka. Sul on... Tšau! Sul on külaline seal kaugelt maalt. Mul on jah Soome kodanik siin külas. Selge, aga... Teeme teused tööd siin. Aga räägime nüüd asjast nüüd lähemalt, et mida te siis nüüd täna ja homme või lähipäevadel teete, mis plaanis on? No nii, Eiki alustab, Eiki teab vähe paremini sellest natukene, mis on tehtud ja mis teeme. No, palun, kes räägib? No, ütleme niimoodi siis, täna said uue laulu vokaalid sisse salvestatud. Mis laul see on? Videoga jäi väheks, et videoga tegeleme siin lähipäevil ja siis ütleme, tõenäoliselt homme on juba koduleheküljel www.djiki.ee see laul ka kuuldav. Et seal saab juba täispikkusest kuulata ja kõigil soovijatel alla laadida, et videoga läheb natuke aega, et YouTube'i ta jõuab natuke aega. Nagu ma aru saan, tuleb tantsulaul. Ja, tantsulugu on selline Bulgaaria või Rumeenia ilus tantsulugu, et ütleme nii, et siin on päris suur harjutamine käinud, et isegi jääl on veits ära, et juhtub ikka. Räägi nüüd, kuidas sa sinna Moostesse siis sattusid nüüd ja millal sa tulid? Ma tulin tegelikult juba paar päeva tagasi siia ja meil oli tegelikult juba kokku lepitud Eikil, et ma tulen ja me panime mulle uue repertuaari ja showkava, sest esinemised hakkavad taas peale, nii et ma arvan, et see on hea vahelus mulle ka midagi uut ja vahepeal. Sa mu blogiloole kirjutasid, et sul oli mingisuguse politseinikuga mingisugune väike teretamine olnud. No ütleme jah niimoodi, et ta võttis mind nagu oma tiivale ja pani mind natukeseks istuma. Olid väsinud, jah? Selge. Olin jah, et igastahes see juhtus. Ja mis muud see... Naispolitseinik, kes tõmbas ta rajad maha. Tõmbas läbi, eks ole. Et naispolitseinikud on ettevaatlikud ja... Aga saame hästi läbi, ma võtsin ta kontakti, nii et võtsin ta, et ma olen veel Eestis, et ei ka... ära, et see naispolitseinik on vist päris leebe tädi. Ja, et ütle, et muidu kui tõmban läbi. Ja väga kõik, jah. Aga jah, ühesõnaga siis tegu on nüüd tantsuka suviselt siukse vahva uue looga, ehk siis Rumeenia rahvaviis. Ja seda laulu olen ma ennemgi aastaid tagasi lava peal laulnud. Aga nüüd siis uues ja isegi uus sõnu on seal sees ja Arnoldile sai eraldi kohe räpi koht, et kuulge, aga nüüd kohe otse laivis lajatage seda laulust natukene, mis tuleb kõigepealt? Üks hetk oodake nüüd anda mul veits aega. Minul on kerge, vaata, sellest mul on... Kuidas teile praegu hakkas? Nii, aga hakkame peale siis. Suvel koos... Nii ööd kui päevad olla koos, et kõik meid näevad, tantsime, kuis õnneks saab. Süda sees meil kiirelt lõõmas üheskoos, leiame ristikeina nelja jalgelise lehe sees. Tubli! Umbes niimoodi. Tubli, see juba kütab, nagu öeldakse. Metsa läks võib-olla või... Jaa, panen muusika taha, vaata siis kindlasti. Aga Arnold, räägi, kuidas su need Mooste muljad nüüd kohe on, kas siin tunti ära ja autogrammid ja tere ja... Ütleme jah, et ma olen siin ikka väga populaarne, nagu DJ Eikigi samamoodi. Ütleme nii, et siin hullumaja, et päris üksi liikuda või kuskil. Et täna oli kohtumine või meeldiv käesurumine vallavanemaga ja koolidirektori, nii et väga kõrgetel tasemetel on olnud vastuvõtt siin. Väga vinge. No, aga vaata, pruudid seal ja... No siin ka... Täna levitasid aknast ja tahtsid jooma kutsuda, ma ütlesin ei oodake veel, et aega on. No jooma kutsuda juba limonaadi pakuvad. Aga ütleme nii, et loomulikult, aga ütleme nii, et see TikToki populaarsus on teinud oma töö siin ära, et siin on ikka tuntakse igal sammul ära Moostes.
et kui me oleme korvpalli mängima, siis lapsi on terve korvpalliväljakul lapsi täis. Ja räägi siis nüüd edasi, et praegu saad seal, kaua sa oled seal Moostis ja mis edasi plaanid on? Küll ma nüüd ainagi see nädala lõpuni olema, samamoodi ma puhkan, see on mulle ka väike puhkus, kuid samas ka töö, et ma võtan nagu asju täiesti vabalt praegu, et saan nautida suvesoojusest ja mõelda, mismoodi Eestiga koostööd teha ja Popstar Raitsi ja mis meid ees ootamas on. Et küll ma see nädala lõpuni jään siia. Ja tahaks loota võib-olla, et juulikuus hakkavad need üritused uuesti vaikselt toimuma jälle, et siis saab jälle esinema minna. Loomulikult, küll ma usun, et tulevad ka meie kõik üritused. Kuidas ei? Paarides siukestes, ütleme, kohtades on lubatud, vaata, ütleme, nende üritustel juba, ütleme, seal tegutseda. Aga paraku ööklubidel on nüüd keeld peal tõenäoliselt vist oktoobrikuuni. Et sügisel ma usun, et lähevad need klubiüritused lahti, et siin just need Viljandi veeklubi ja mis seal kõik on. Sest Põlvalaikiga täna sai räägitud, et neil on praegu see keeld peal, et nemad ei tohi küll midagi veel seal teha. Jaa. Oota, ja nüüd on siis, kas reedel Zodiagis esinemine või kuidas, ma sain õigesti aru? No jaa, et reedel siis üritame selle esimese laivi Zodiagis anda siis Popstar Raitsiga ja no loodame, et siis rahvas on nüüd toimunud sellest koroonast ja ikkagi, et ta veel tuleb kohale. Piletid on eelmüügist ostetud, piletid on veel ja tuleb lõbus üritus 2+2, et jälgime neid turvanõudeid ja üle 50 inimese sinna Zodiagis sisse ei saa. Aga Iljar, kuule, sinu blogile võimalikult nagu lubatud, me tuleme varsti külla viinahauale, Iljar. Ootame aega, me tuleme viinahauale külla sulle. Ma väga ootan seda aega. No vot. Aga siis praegu siis soovin kõike kena ja siis olge tublid ja terved seal. Suur tänu, Iljar. Ja öelge Eesti rahvale oma sõnum ka. Saab endale võrri külla. Tšau, Iljar. Tšau, kõik head. Tšau. Tšau, Iljar, kõik head. Tšau, Iljar.